näitekunsti valdkonna peapreemia. Vaba lava. Vabaduse festivali kõige olulisem sõnum sisaldub tema nimes. See on vabadus, sõna, loome ja mõttevabadus. Fookuspiirkondadeks oma vabaduse eest sõdib Ukraina ning Kesk-Aasia riigid, mis peavad endale Vene impeeriumi haarde lõdvenedes uue tee, pidepunktid ja tasakaalu leidma. Me olime maailmas näinud väga palju julgeid teatritegijaid ja me tahtsime neile tähelepanu pöörata, et nad tihtilugu töötavad sellistel maadel, kus kehtib diktatuur ja teevad ikkagi teatrit ja teevad julget teatrit ja riskivad siis oma eluga või vabadusega. Aeg on muutunud. Muutus kardinaalselt 24. veebruaril 2022. Tuli see Kesk-Aasia idee ikkagi sellest, et tegelikult me ju tänasel päeval näeme, et see Nõukogude Liit ei ole lõppenud. Meil tekkis sügavam huvi nende maade vastu, kes olid siis meie olime ka Nõukogude Liidus ja kes olid ka tol ajal, et vaadata, mis teatriga seal tegu on. Ma olen praegu siin üksinda, aga tegelikult me rändasime 3 kuraatoriga, Marius Ivakevitšus Leedust, dramaturg ja Allan Kaldoja, kellega me koos Vaba lava lõime. Me 3 rändasime nendel maadel. Aga kohe esimeses kohas Tatsikistanis, kus me jõudsime, võtsid meid vastu noored teatritegijad, kes töötasid just samal ajal ühe suure teatriligendiga. Neil pidi olema maikuus esietendus ja siis 6 aega hiljem kuulsime, et see lavastus keelati ära ja üks näitleja arreteeriti ja istub praegu terrorismis süüdistatuna 10 aastaks vanglas. Aga kui ära keelatakse, siis see tähendab, et diktaatorid ikka seda väga kardavad. Ja tegelikult tõesti teater on selles mõttes üks kardetavamaid tegevusi. Need julged teatritegijad riskivad selle eluga või vabadusega. Ja kui meil nüüd festivalil oli siin üle 40 välisprodutsendi ja delegaadi, siis neil oli võimalus neid teatreid näha ja nendega tutvuda. Et see on nagu selle vabaduse festivali üks eesmärk. Muidugi on Narva just õige koht sellise fookusega rahvusvahelise festivali korraldamiseks. Linn asub 2 erineva tsivilisatsiooni piiril. Ühelt poolt lõpeb siin vaba maailm ja teiselt poolt vaadatuna on siin vaba maailma alguspunkt. Veel üsna hiljuti olime meiegi teisel pool seda piiri. Kui plahvatused lõppesid, siis ma läksin koju. Läksin ja nägin, kuidas kõikjal linnas vedelesid inimeste küljest rebitud kehaosad. Plahvatuse epitsentrile lähemal algasid tulekahjud. Aga vabadus ei ole iseenesest mõistetav asi. Me peame kogu aeg ikkagi olema valvel ja tegelema sellega ja on ikkagi see sama julm naaber nagu Ukrainalgi ja me peame kogu aeg valvel olema ja me korraldame seda festivali 300 meetrit sellest piirist. Just nagu veejoad langesid taevast, nagu jõed oleks voolanud Narva tänavatel ja Peetri väljakul. See vihm kustutas tulekahjud.